Aitäh! Tere ka minu poolt kõigile kohale tulnutele ja alustaksime siis esimese seminari osaga, mille teemaks on siis Koguva maavabad ja kurakuningad. 3 aastat tagasi, kui Koguva külas oli Koguva küla kokkutulek, siis oli mul au teha ülevaade Hanskeni läänikirjast ja Hanskenist kui väike läänimehest. Et selle 3 aasta jooksul oleme siis saanud ühe artikli vasalliteenistusest Vana-Liivimaal ja 16. sajandi sõdadest Saaremaal artiklit kokku ja see artikkel on siis ka elektroonselt olemas internetis, kui kedagi huvitab, siis see on väga palju Koguva külaga seotud. Aga täna tahaksin ma rääkida teile 4 teemal. Meil on kui selleks aega 20 minutit ja ma loodan, et väga pikalt meil ei lähe. Kui kellelgi on küsimusi, siis tõesti palun küsige, et see koht võiks olla ka teie jaoks huvitav. Ehk kõigepealt natuke hüpoteesidest Koguva nime ümber. Tuleksin korraks tagasi maavabade staatuse juurde, kes nad olid Eesti ajaloos. Väikene viide kurakuningatele ja väikene kokkuvõtlik analüüs siis Kuldiga ja Koguva maavabadest. Siin on väike kaart, milline oli Liivimaa keskajal ja kui te vaatate siia, siis Muhumaa asub siin ja Muhumaa kuulus siis Liivi ordu Maasilinna Fooktonna koosseisu. Liivi ordu Maasilinna Fookton asus siis teisel pool väikest väina Orissaares ja seal on ka Maasilinna ordulinnuse varemed näha. Tegemist oli sellist huvitavat tüüpi fookkonnaga, kuna ordufookti maad asusid siis Muhumaal, Ida-Saaremaal, Lääne-Saaremaal ja ka Ida-Hiiumaal, ehk see asus siis 3 saarel. Ja kui me ka vaatame siis Koguvat, siis Hanskeni, kes asus siinpool väikest väina Muhumaal, tema ülesanne oli siis korraldada postivedu 2 saarel. Aga mõningad hüpoteesid üldse Koguva nime juures, et uurides Koguvat tekkis mul mitmeid arusaamatusi ja mõtteid, et kus see nimi Koguva üldse on tulnud. Ja ega tegelikult mingit selget vastust ei ole. Et arvamusi on kindlasti erinevaid ja siia slaidile ma proovisin siis kokku panna erinevad mõtted erinevatelt ajaloolastelt. Ja kõigepealt, mis kõige levinum omal ajal oli siis Karl Rusvormi poolt toodud mõiste, et Koguva tuleb sõnast koge või koog ehk siis laev. Hilisemad ajaloolased on seda ümber lükanud väites, et nii see tegelikult ei ole. Ja Marika Mägi on siis käinud välja teisi, et tegemist võis tulla sõnast koog, mis siis tähendab väikest merelahti. Nüüd End Arvel, kellega ma sellel teemal suhtlesin, lugupeetud ajaloolane, tema julgeb väita, et Koguva nimi on tulnud siis isiku nimest ja hinnangul, et Kogi, Kogi, Koke on väga levinud isiku nimi olnud ka 16.–17. sajandil Saaremaal. Ja selle väite on siis toonud Lumpel. Ja Mare Kallasmaa, tema on siis veel lisaks väitnud, et vaalõpp võiks siis tähendada Saaremaal sageli esinenud mõistet, mis tähendab siis õue. Ehk siis Koguva võiks olla kogiõu või midagi taolist. Kahjuks me täna ei tea täpselt seda vastust. Need on siis konkreetsed hüpoteesid, mis ma tahtsin lihtsalt välja tuua, mis minule on uurimuse käigus silma jäänud. Ja eks aeg annab arutust, mis see siis õige lähenemine on. Kuigi ma usun, et igal ühel ka teist on oma arvamus, kust see nimi võiks pärit olla. Kui me tegelikult juba vaatame, siis üks vana saarlaste leping, mis aastast 1241, kus siis Pordu sõlmis alistamislepingu saare vanematega, siis ühte saare vanemat on nimetatud Kakeks ehk Kake. Et seal on juba see nimi sees olnud. Nii et ka minu jaoks täna tundub see nimi nagu väga võõristav, aga me ei tea tõenäoliselt, kas ta on Rootsi päritolu või on ta muinas Eesti päritolu üldse. Ja mingi seos temaga ajaloos tekib.
Kohula Saaremaal. Jah, Saaremaal on 2 kohta Kohula nimelist. Aga jah, Marika Kalasmaa väidab, et va ja la lõpud on ikkagi tähendavad erinevad. Noh, eks see on arutluse küsimus. Nii, aga läheksin siis teemaga edasi ja räägiks natuke maavabadest. Kui me Koguvast räägime, siis tihti me räägime vabatalupoegadest, maavabadest ja nii edasi. Tegelikult tuleb ikkagi vahet teha 2 sellisel talupoegade klassil. On siis maavabad ja vabatalupojad. Et neid aetakse tihti segamini, kui nad on ka terminoloogiliselt siis eristatavad ja nende staatus on ajalooliselt olnud erinev. Vabatalupojad ajalooliselt siis olid erinevad hilisematel aegadel ka mõisate juures nii-öelda möldrid, sepad ja nii edasi, kes ainult nii-öelda oma eluajaks said teatava vabaduse läbi oma töö. Neid eristab siis maavabadest seda, et maavabad on lääniõiguse alusel saanud endale maast vabast. Eesti keeles see maavabad ei kõla väga hästi, see on otsetõlge saksa keelest Landfreie nii-öelda. Aga tegelikult ta tähendab siis sellises staatuses isikut, kellel oli antud siis läänikiri, kuid nende erinevus siis tavalistest nii-öelda saksa päritolu vasallidest oli mitte juriidiline, vaid majanduslik, ehk neil ei kuulunud omakorda sõltuvaid talupoegi, vaid nad tegid ise tööd. Kuidas see maavabade klass tekkis? Neid on teada mitte ainult Muhumaalt, mitte ainult Saaremaalt, me teame ajaloost neid ka nii-öelda Järvamaalt, samuti Kuramaa aladel ja mõte on olnud ajaloolastel see, et selle maavabade tekkimise aluseks on siis peamiselt Saksa ordu, kes siis ei tahtnud läänistada oma maid tugevamatele vasallidele, nii nagu tegid piiskopid, vaid läänistas neid väiksemas ulatuses ja tihti just ka nii-öelda kohalikele, kes selles piirkonnas siis nii-öelda elasid. Ja erinevad siis tavalistest talupoegadest maavabad ei pidanud siis kandma tavalisi talupoegadele iseloomulikke koormisi, vaid nende kohustus oli osaleda siis sõjateenistuses, kuid kerge ratsaväelasena siis. Ja samuti siis vahiteenistuses piiril ja vajadusel tegutsema ka kullerina. Nii et me näeme, et tegelikult ka Hanske oma läänikirja ja oma kohustustega väga hästi siia maavabasse nii-öelda klassi sobib. Ja samalaadne kihttalupoeg on olnud siis ka Preisimaal ordualadel ja ka seal oli neil väike maavaldus, mille ees nad siis pidid kandma traditsioonilist sõjateenistust. Ning üks selline huvitav fakt ehk, et me teame, et maavabad siis osalesid orduvägedes sõjateenistuses ka väljaspool nii-öelda konkreetseid oma eluvaldkonna piire, sest üleüldiselt talupoegadest maakaitsevägi tegutses siis ka oma maa piires. Maavabad pidid siis orduvägedes teenima ka orduretkedel, kui nad läksid näiteks nii-öelda liivealadelt Leedumaale või ka Vene poolele. Ja üks maavabade sõjalisi ülesanded võis olla siis ka talupoegade vägede juhtimine ja siin on ka näide, et riigi sõjaajal siis üks Kura kuningas juhtis siis Kuramaa talupoegade seas. Nüüd Kura kuningad, nemad on ajaloos suhteliselt tuntud, elavad nad siis ja on elanud siis Kuldiga piirkonnas ja neid siis nimetatakse Kuldiga maavabadeks. Ja nad moodustasid siis eraldi klassi siis maa-aadli ja talupoegade vahel. Erinevalt nüüd Koguvast, kus meil on säilinud üks Plettenbergi poolt antud läänikiri ja hiljem siis ka Lülinghausen-Wulfi poolt Asmusele antud läänikirja kinnitus, on siis Kura kuningatel erinevatel aegadel antud 12 ürikut. Ja samamoodi, nii nagu ka Hanskel on oma läänikirja andnud, nii on andnud ka Plettenberg 1504. aastal ühele Kura kuningale. Siin on lihtsalt kaart, kus nad tänases Läti piirkonnas nii-öelda asuvad siis, Kuldiga piirkond ja nende külasid siis erinevalt Koguvast oli natukene rohkem. Ja tänaseks siis on säilinud nendest siis 7 küla
nad kahjuks küll ei ela siin, siin ühel slaidil on toodud nende arv aastal siis 1853. Neid oli siis peaaegu nii-öelda 500 ja elasid nad siis 7 erinevas külas ja nii-öelda nemad siis jagunesid 5 peamiseks suguvõsaliiniks, kellest siis vanim on siis Tontegode aastast siis 1320 ja kõige uuem liin oli siis Galei aastatest 1550. Nüüd kurakuningad on siis koguva maavabadega mitmeski mõttes sarnased. Kõigepealt nad mõlemad on olnud siis ordu vasallid. Esiteks siis koguvas on Hanskeni kohustus pidada ülal üht sõjaratsut ja Hanske allus siis Maaselina Vogtile, kellele ta pidi oma kohustusi täitma. Ja samal ajal siis Kuldiga piirkonnas esimeses läänistuses 1320 on nende kohustus siis teenida ordu vasallina ja alluda siis Kuldiga komtuurkonna komtuurile. Ja kui üleüldiselt jaotati siis maavabade kohustus osaleda sõjateenistuses nii-öelda relvateenistusena ehk siis eraldi platendinstina, siis sarnane kohustus kehtis Liiviordus ja ka Preisi ordu alus. Nii et see on nüüd sarnane meil Kuldiga ja koguva vahel. Nüüd huvitav sarnasus on ka postiva kohustus. Et kui ordu võim kokku langes Liivi sõja tulemusel, siis maavabade klass teisenes ja nende nii-öelda kohustus teenida vasallina lõppes. Tegemist oli siis keskajast üleminekuga uusaega ja kuid sarnaselt siis koguvaga ja kuldivaga mõlemad maavabade suguvõsad võtsid üle siis postivea kohustust. Ja kui me teame, et koguvas siis veeti posti nii-öelda keskajal juba üle Väikese väina ja hiljem ka üle Suure väina, siis Kuldiga maavabad vedasid posti siis Kuldivast Piltenesse. Ja kui me vaatame siis ka need aastad, millal neil on see postivea kohustus pandud, on suhteliselt sarnasesse aega. Ehk siis Kuldiga maavabadel 1661 ja on säilinud veel korraldused 1764 ning koguva posti kohustus siis Ago Rulling on väitnud, et ennem siis 1639. aastat. Või juba see ratsakäskade kohustus võis asendada juba Rootsi ajal. Et see on ka jällegi üks väga selge sarnasus, kuidas nende kahel nii-öelda suguvõsa liinil tegevus jätkus. Nüüd usuline orientatsioon, mõlemad, nii Kuldiga piirkond kui koguva küla jäi siis erinevatel aegadel luterluseks. See on ka lihtsalt üks selline sarnasus kogu selles kahelises tegevust. Nii, kas koguva ja Kuldiga kohta on kellelgi küsimusi tekkinud? Et see oleks võib-olla selline kiire ülevaade nende kahe võrdlusest, et sellest võiks rääkida pikalt, aga ma usun, et kõik juba ootavad lõunasööki. Meil on tegelikult veel aega päris hästi niimoodi 10 minutit diskuteerida. Nii nagu me plaanisime? Jah, nii nagu me plaanisime. Väga keda? Kui keegi soovib, ma omalt poolt ütleksin veel ühe sellise väikese paralleeli seoses looduslike pühapaikadega, et on teada, et Kura kuningatel oli püha mets, kus ei tohtinud jahti pidada. Meil on Käspri moaljakivi. Mastaabi vahe, aga et oma selline looduslik pühapaik on ka kindlasti mõlematel olemas. Kas keegi tahab veel? Võib-olla siis, kui kohe küsimus ei ole, et paar sõna sellest vapist ja vapilipust, mis siin täna siis sai õnnistatud ja ka suguvõsa ja küla poolt siis kasutusele võetud. Et kuna meil on hetk aega, siis ma mõtlesin, et oleks hea hetk anda ülevaade, mida see sümboliseerib meile, mida need sümbolid täpselt tähendavad. Ja kui te vaatate seda vappi, te näete, et kõige olulisem ongi see vapi nii-öelda põhi, ehk siis ta sümboliseerib läänikirja, mida on siis Wolfgang von Plettenbergi poolt antud Hanskeni.
pügalrist ehk ka meie mõistes muhumänd sümboliseerib siis muistse taassünni, kaitse ja õnne täisena ja viitab siis ka selle suguvõsa muinasaegsele üliku staatusele ja on ka samal ajal Muhumaa üldine tähis ja kõik teavad. Nüüd purjelaevad ehk huisud siis viidavad smuulide ajaloolisele osale postijoo korraldusel üle Suure ja Väikese väina ja vapp on siis üleüldiselt kujundatud Eesti rahvusvärvides, mis viitab siis sinisena nii-öelda merele ja sõprusele, must siis maale, kannatusele, haritlusele ja hõbedane siis vaimuvalgusele ja hingepuhtusele. Ja selle vapi ning vapilipu on siis kujundanud heraldik Priit Herodes eelmise aastal siis 4. juunil Eesti lipupäeval. Ja tänasest on meil siis hea meel, et ta on kasutusel nii suguvõsa ühtekuuluvussümbolina kui ka kogu koguva küla inimestel. Nii, aitäh, see oleks minu poolt kõik. Kui on küsimusi, võin veel vastata, kui mitte, siis on seda. Andre, kas ma võin valmistati ka sina? Sa ei pea võib-olla mainima, aga kes nüüd soovib ka suguvõsa liikmetena endale kas siis laualippu või seda samat vapilippu, siis seda saab ka muuseumi kaudu. Mul on kontaktandmed. Jah, et kes tahab. Ja meil on ka siin olemas, et kes kaugemalt on tulnud, et kui keegi tahab endale kaasa osta kas meeneks või siis ka enda juures kasutamiseks. Siis pidage meeles, suguvõsalippu ja vapilippu võib alati nii-öelda mastilipuna kasutada. Ta võib lehvida nii päeval kui öösel ja vaid riigipühadel siis asendatakse ta meie riigi lipuga. Nii et teda võib alati kasutada ja kõik need inimesed, kes siis kuuluvad siia suguseltsi ja siia külla. Aitäh!